tere, pikk vahetund algas, koolipäev sai läbi ja hakkas peale kooliväline aeg. Kool on lastes tühi, lähme vaatame, mis on Ehte humanitaargümnaasiumis nüüd toimumas. Ja ma ei usu, et see kool hommikuni tühi on, seal kindlasti sees midagi toimub. Läksime. Kell siis on mingi aeg pärast lõunat, ma ei vaatagi kella, aga koolimaa hakkab tühjemaks jääma, koolipäev hakkab lõppema ja nüüd hakkab pihta siis kõige tähtsama inimese töö, huvijuhi töö, me oleme Ehte gümnaasiumis. Tere, mina olen Märt. Tere, mina olen Ülle, ma olen huvijuht ja eesti keele õpetaja ja tahan öelda, et 2013 sain ma Tallinna parimaks põhikooli õpetajaks. Püha üristus, siis te teate ju põhikoolist kõik ott ja too, nii et laseme aga siis tulla. Mis siis teevad lapsed siis, kui koolitunnid läbi saavad? Kõigepealt lähevad koju muidugi, söövad natuke ja siis, kes hakkab õppima ja kes läheb huviringidesse. Palju kool pakub neid? Ma peast ei oskagi öelda, palju meil on huviringe, aga lastel on võimalusi palju meil. Aga huviring, see on nagu lisatöö, huviringi seadus alles võetakse vastu, menetletakse, tähendab, et sealt tulevad mingid rahad juurde, aga kui palju nad maksavad? Aga nad ei maksa midagi, need on ju tasuta ringid. Aga mis niisugune spekter, see huvispekter, milline see on nagu enam vähem kui kooli peal vaadata, et ütleme siin, kui võitluskunstid on poistel, seal tüdrukutel, mis on nagu niisugune, mis domineerib? No domineerib ikkagi sport, tantsimine, laulmine, pillid. Millised? Meil on näiteks endal võimas kitarri siin mängida, flöödid. Aga mingisugune harf, mingisugune? Vot kahjuks harfi meil ei ole ja kui me tahame harfi kuulata, siis me tellime selle Nõmme muusikakoolist. Aga filosoofiaringe, psühholoogiaringe, käitumisõpetust, kodundust, niisugune värk, mis nagu praegu nagu kõik söövad kiirtoitu ja ostavad Selveri salatit. See on muideks hea mõte, et järgmisel õppeaastal peakski rohkem vaatama neid kodundusringe ja see on küll väga hea mõte. Minu nimi on Alex. Ja mis trennis sa käid? Štromi v CEF-klubi. Štromi spordiklubis, mis kuulub Tallinna Kunstigümnaasiumi spordikooli alla? Jah. Ja kuidas sul on? Väsid ära või mitte väsid? Kuidas sa oled? Mõnus. Mõnus? No nägid sa. Aga kelleks sa saada tahad? Kes sul lemmik jalgpallur on? Marko Roos. Marko Roos? Jah. Ole tugev. Anna tuld. Me oleme тренер Игорь juures. С каким макаром ты мальчиков попадешь, получаешь вечером на тренировки? Ну как получаю? Просто они уже тренируются, уже некоторые уже ребята по 3 года, кто по 4, они уже привыкли, они со школы приходят, делают уроки, ну и приходят уже сюда на тренировку. Ребята все живут в Копле, рядышком со школой, им удобно. То есть кому-то 2 остановки, кому-то 1 остановка ехать на транспорте, кто-то пешком приходит. А сколько времени у тебя длится тренировка? Тренировка длится 1,5 часа. Полная 1,5 часа, пот и боль? Ну, там разная нагрузка. Одна тренировка идет техника, тактика, работа с мячами, с вратарями. Вот, другая тренировка идет, вторая, то есть тренировка в середине недели, чисто физическая тренировка, то есть нагрузки физические. Вот. А по пятницам, вот как сегодня, у нас игровая тренировка. То есть они разминаются, бегают и потом делимся, играем. А сколько ребят к тебе ходят? Ну, в этой группе у меня 21 человек. Ну, сегодня 16 человек, наверное, кто-то болеет. Сейчас такая погода. Вот. А в среднем на тренировке минимум 14 бывает. Вот в среднем 16-18 человек приходят. И сколько у возрастных групп? Ну, у меня вот это как бы считается сейчас старшая группа, вот потом группа другая на 2 года моложе, и есть 3-я группа, которые в садик ходят. Какие дотации, сколько это кружок стоит? Мы относимся к Кунстигимназиум «Спортиколь», вот, футбольный клуб «Штроме». Вот. Значит, у нас как? Насчет оплаты, это месячная оплата идет 32 евро
родители перечисляют на счет гимназии, спортивной школы, вот, и им потом в феврале возвращаются 20% обратно. Вот. Некоторые дети, которые малоимущие, кто-то половину платит, пару человек мне вообще не платят денег, потому что там нет возможности. Вот. И по возможности бывает такое, что там родители звонят, говорят, вот не можем, мы приходим в ответ, то есть идем навстречу. То есть таких проблем, чтобы давайте деньги, у нас нету. В начале тренировки было видно, что ты как тренер, как отец, как друг. Это правда? Ну, в принципе, стараюсь быть так. Ну, то есть со всеми, как бы, все мои дети, грубо говоря. Olgu päev, olgu tõus, olgu mõõn, olgu päikese tõus, olgu kuuvalgus eel on olemas hulk rakne olen, kes otsimas õigust. Olgu ookean lai, olgu liivakõrteel. No tere, noored mehed. On reede õhtu ja teie olete trennis. Miks te olete valinud siis sellise spordiala endale? Kaista ennast ja kaista oma pered. Väga kihvt. Aga sina? No ka end kaista ise ennast ja oma peret ning kui näiteks mind koolis räägitakse mulle paar sõnu vastu, siis ma annan talle vastu, et nagu oleks. Aga kas ei oleks nii õigem, et tähendab, et enda kaitsmine, see tähendab, et kui sind koolis rünnatakse, et sa oskad vastu rünnata? No jah. Nii et sa ei lase endale teha liiga ja enda sõpradele ka ei lase teha liiga. No jah. Aga kuidas teil trennis see on, kas füüsiliselt on väga raske või ei ole? Ei ole raske. Aga kui te trennis haiget saate, siis? Siis me nagu lihtsalt istume ja ootame, kui see valu läheb ära ja kõik. Venitate valu välja? Ja, venitame, et valut ei olnud. Aga kui ütleme on selline asi, et sinu sõbrale tullakse kallale, mida sina teed? Kaitsta teda. Kaitsed teda? Sina? Ma mõtlen, et ka kaitsen teda. Kindlasti? Ja. Aga kui sinu riigile tullakse kallale? Ka kaitsen teda. Kaitsen küll. Andke siis minna. Я считаю, что они все правильно сказали. Мы должны защищать своих близких, и это, главное. Молодцы, да, должны помогать всем, в том числе своим близким. Это значит так, что мы все едины, и мы можем защищаться от кого угодно, когда мы душевно и головом сильны. Да. Конечно. А сколько раз в неделю вы ходите на тренировки? 3. По возможности. 3 раза. Mis sa arvad, kas põhikooli õpilane peaks kooli kõrvalt õhtuti käima tööl? Ну, я считаю, что можно работать ребенку после школы, потому что ты как бы тратишь время, если у тебя нету возможности куда-то еще ходить, и у тебя есть возможность зарабатывать деньги, и ты не тратишь денег своих родителей, то есть тебе не надо постоянно их выпрашивать, и также ты можешь им помогать, если у них не хватает на что-то денег. Praegu siin menetletakse mingisugust sükst huvitavat seaduse vormi, et tähendab, et anda õpilastele õppeperioodi ajal, põhikooli õpilastele võimalus tööl käia. Tähendab, et põhikooli õpilasel nagu põhitöö on õppimine ja lapsevanem peab tagama selle põhitöö tegemise ja pärast kooli peaks ta nagu käima huviringis, sööma, puhkama, kell 9 magama ja hommikul 6 uuesti tööle. Mis te sellest arvate, kui õpetaja, kui 13. aasta parim põhikooli õpetaja? Ma arvan nii, et tõesti õpilase põhitöö on ikkagi õppimine. Ma muideks lugesin ka, et uus seadus näeks ette, et 13-14 aastase lapsega töölepingu sõlmimiseks ei pea enam luba taotlema tööinspektsioonilt ja ma pean seda täiesti valeks. Sest et õpilane, miks ta peab tööl käima? Ma leian ka, et selleks on tal vanemad,
kes talle taskuraha annavad. Ja ega õpilane ei peagi raha koguma näiteks auto ostmiseks. Aga kui ta tahab kutsi-mutsi kotti ja ema-isa ei taha talle osta seda? No ta ostab selle kutsi-mutsi koti, kui ta päriselt tööle läheb, kui ta on juba täiskasvanu. No kui ta täiskasvanuks saab, siis ta saab aru, et see kutsi-mutsi kott on mõttetu värk, tähendab, siis ta kindlasti ei osta. Aga kuidas sa nõu annaksid, tähendab inimestele, et see seadus nagu põhimõtteliselt kehtiks nagu normaalselt suvel, eks suveperioodil, et õpilased on nagu puhkusel, nad saavad käia tööl, kõblata põllu peal, seal korjata igasugusi rohtaimi, no ühesõnaga tegeleda sükse vaimu ja keha harimisega ja sellest saada nagu raha ja kõiki muid asju. Kuidas praegu tuleb see niimoodi välja, et see suvine tööseadus, mis annaks suvel võimaluse põhikooli õpilastel suurema amploaga tööd teha ja rohkem nagu tööandjale võimalusi nõuda, et seda tahetakse laiendada kogu aasta peale? Ei, kogu aasta peale kindlasti laiendada ei tohiks. Aga mis puudutab kooli vahel töötamist, siis selle poolt ma olen, aga ka mitte selle poolt, et õpilane töötaks terve suve. Sest mina mäletan omast ajast, meil olid töö- ja puhkelaagrid, TPL. Ja me töötasime, no natuke aega me rohisime ja siis sõitsime sööma ja pärast seda olid meil huvitavad ringid. Küll me laulsime, tantsisime, meil olid karnevalid ja ma käisin tööl 6 aega. Ja ma leian, et 6 aega tööl käia ja 2 kuud puhata on normaalne, aga nii, et õpilane terve suve töötaks ja siis ta tuleb kooli, no see on jälle täiesti mõeldamatu minu jaoks. Sest õpilane peab ikka jõudma puhata ka suvel. Aga tõesti need TPL-id, see oleks väga hea, või nagu olid need õpilasmalevad. No praegu on õpilasmalevad. Aga TPL minust veel ei ole, et seal olidki just, et ma olin 5. klassis, kui ma esimest korda läksin ja väga normaalne. No see TPL oli selle jaoks just nimelt, et need inimesed, kes õmmi või veel ei küündinud vanuse järgeks, need said tööpuhkelaagrisse minna ja kõik olid nagu kaetud, nagu oli distsipliin, harjumused, tööharjumused, tähendab, et ebamugavate asjade tegemine vahetevahel tööl on see üks asju, mida sa ise nagu väga teha ei taha. Aga... Ja kõplamine ongi see, mida igaüks ei tee. Aga õpilane, minul näiteks meeldis omal ajal. Ja see, et ma raha sain selle eest, see oli eriti tore. Ja see raha, mida sa teenisid, ega see raha nagu eriti kiiresti vist taskust ära ei kadunud? Oi, ei kadunud. Seda ma hoidsin, ikka vaatasin ja mõtlesin, see on ju minu oma raha. Aga ma mäletan, et ma ostsin emale need Tšehhi potikud. Ma nii tahtsin ema rõõmustada ja mul jäi raha veel ülegi pärast. No see on ju täielik kosmos, kui niimoodi kuulata, et milline kõik tegelikult see taust võiks olla, aga mida sa soovitaksid nende seadusandjatele, kes nagu püüavad nagu jätta sükse mulje, et kõik töö tehakse nagu õpilaste heaks ja nende rõõmsa meelsuse tagamiseks ja kõik muud asjad, aga mida sa nende seaduse seltsimeestel ütleksid, et mis valemiga nad saavad lapsed kell 9 õhtul magama, et nad hommikul kell 6 oleksid värsked ja viksid? Teate, mida ma soovitan? Kõigepealt küsimus, kas neil endal on nii 13 ja 14-aastased lapsed? Alustuseks saatke nad kuuks ajaks tööle ja vaadake, kuidas neile meeldib tulla õhtul väsinult koju, siis hakata õppima ja hommikul kooli minna, järgmisel päeval pärast kooli jälle 1, 2, 3 tööle. Et laske kõigepealt oma laste peal, või katsetage oma laste peal seda ja siis hakake seadusi tegema. Ja kui sellel samal tööandjal on laps 13-14 aastane ja ühel päeval see samane seadusandja avastab kodus, et tema laps ei ole kodus, vaid on tööl ja selgub veel see, et ta pole küsinud luba tööl käimiseks. Ja vaata siis, kallis ema-isa, kes teie laps niimoodi teeb, olete hädas ja siis tuleb välja, et te olete ise selle seaduse teinud. А как ты думаешь, это пацанё разумно поставить на каждый вечер после учебы работать где-то в сервере, как новый закон? Нет, абсолютно. Отрицательно к этому отношусь. Они так работают. Работают в каком смысле слова? Они учатся, они тренируются. Это есть и работа? Ну вот эта работа есть для них на данное время. Законопроект такой есть, что хотят молодежь вот таких пацанов поставить. Я против этого, потому что в этом возрасте они потянутся, как говорят, за копейкой. Они будут бросать спорт, учебу. Да, хорошо, ты стоишь. Смотри, Саша. А когда вам предлагают вместо тренировок ходить, например, на суши-ресторан кельнером?
Нет. Нет, конечно, тренировки важнее. Спасибо. Mul tuttav Helsingi haridusminister, küsisin ta, millega sa praegu tegeled, siis tema vastas, et ma tegelen praegu sellega, et minu puberteedid saaksid kell 9 õhtu magama. Tähendab, et kas see nüüd on õige ministri töö või ole? Väga õige minu arvates. Sellepärast, kordan veel, laps peab puhkama. Et tulla hommikul värskelt kooli, olla koolis rõõmus, sest kui ta on väsinud, siis ta esimese tunni ajal ju tegelikult tukub seal tunnis, teise tunni ajal ka veel, isegi kolmanda tunni ajal. Et ei, laps peab puhkama. Ja siis, Mul tuli kohe meelde väga hea meie tuntud film Nukitsamees. Mida ütleb Kusti? Lase meil ikka mängida ja puhata ka. Vot see on õige. See tähendab praegu otsene vihje see, et ärge võtke lastelt lapsepõlve ära. Ei, ärge võtke, kindlasti ei tohi võtta. Sest et ma ei kujuta ette, et mina oleksin üles kasvanud ilma lapsepõlveta. Ma arvan, minust ei oleks isegi saanud aasta õpetajat, kui ma oleks juba kooli ajal pidanud hullult töötama. Siis hakkab algus kõik pihta perekonnast ja kodust. Kui toetavat kodu ei ole, toetavat perekonda ei ole, siis tegelikult ongi asi metsas ju. Jah, on küll. Ma leian, et lapsevanem on see, kes peab oma last ülal pidama. Mitte vastupidi, et laps läheb tööle, kuna näiteks kodus ei ole raha. See on ikka, ja kui kodus ei ole raha, siis peab riik leidma toetuse. Peaasi, et laps ei peaks minema tööle. Aga nüüd otsese seosega, kus vanusegrupis või kus kohas on kõige suurem põhikoolist välja langemus, mille vastu siis põhimõtteliselt väga kõvasti võideldakse ja kritiseeritakse kool, et koolid on kehva haridusega ja muud sinna ja nii edasi, eks ole, et see, et lapsed kukuvad põhikoolist välja. Millises vanusegrupis need kõige rohkem välja kukuvad? Need on 15–16 aastased lapsed, kes kõige rohkem nagu koolist välja kukuvad. Millises klassis nad põhimõtteliselt on siis? See on 7-8 klass. Иногда бывает, что большинство зарплат у родителей уходит на оплату счетов, и если у родителей 2 или больше ребенка, то также им нужна еда, и, конечно же, если ходят на кружки, то тоже. Поэтому зарабатывать деньги, ты можешь потратить их на что-то свое. А куда детство потеряется? Не знаю. Sinu käest küsitakse aru suurte protokollide ja tabelite näol, et sina oled nii paha, et sina ei suuda hõivata neid lapsi, kes kukuvad koolist välja, kes hängivad linnas, kes käivad mööda kaubakeskusi flaiereid jagamas 5 euro eest, kes pakivad Selveris pakke 2 euro eest tunnis ja siis sina saad sõimata sellest, et nad koolist välja kukuvad. On see õige või mitte? Ei, ma tegelikult ei näe selle nüüd küll seost, et nad kukuvad koolist välja, et minna flaiereid jagama. Ja siin küll seost ei ole. Aga kui nad õhtul on tööl ja hommikul nad ei viitsi koolis käia ja saavad aru niimoodi, et tähendab, et ilma hariduseta on võimalik ka raha teenida. Nüüd ma sain nüüd pihta. Tegelikult see, kui tõesti 15–16 aastane laps näeb, et ilma hariduseta saab ka tööd teha ja raha teenida, siis ta tõesti võib mõelda, et aga miks ma siis seal koolis käin? Ma sain ju raha teenida ka niisama. Et võt jälle, ärgem ikkagi lubagem neil tööd teha. Suvi, kordan veel kord, on teine asi. Aga laps pärast kooli läheb ikka koju, õpib, käib huviringides, puhkab ja läheb õhtul magama õigel ajal. Riigi ülesanne on tagada need võimalused, et laps saaks oma huviringidega tegelda. Jah, on küll. See on juba riigi teha. Ja just, et saaks käia tasuta huviringides. Siin klassikaline lause, et tasuta lõunaid ei ole. Mis sa selle kohta ütled? Jah, ma olen kuulnud, et tasuta lõunaid ei ole, aga tasuta huviringid peaksid ikka olema. Järelikult, et see, kes maksab, see tellib muusika, aga see tellib ka järelevalve. Tähendab, kui inimene käib huviringis, siis keegi peab jälgima ja vaatama ja kontrollima taset. Aga millist taset, seda ei oska keegi öelda. Aga kas seal huviringis on see tase nii oluline? Sest et minu arvates võiks nagu huviringis ikka käia sellepärast, et mulle see meeldib. Mulle meeldib tantsida. See, et minust ei tule Kaie Kõrb, see ei ole üldse oluline.
ma käin, ma tantsin oma lõbuks seal, ma teen sporti oma lõbuks, et terve olla. Ei ole ju vaja tõesti kõigil sportlasteks saada. Huviring, see on ikka, see on juba sõna huvi, mul peab olema huvitav. Mitte eesmärk, ma olen tulevane Kaie Kõrb, ma olen Gert Kanter. Aitäh, mina tahaks küll kosmonaudiks saada. Aga vist enam ei saa, sest Jüri Gagarin on juba kosmoses ära käinud ja esimene olla enam ei saa. Vot, kosmonaudiks ma tõesti saada ei taha, ütlen igaks juhuks. Praegu lastega rääkisin, mõned siis ütlesid nii, et nad peavad õhtul tööle minema, et selleks, et huviringi raha teenida. No kuulge, koolis nüüd küll ei pea huviringi eest maksma. Ma arvan, et nad peavad silmas ikka neid ringe, mis on väljaspool kooli. Seda, mida pakub siis linn või? Jaa, ma arvan, mida pakub linn. Et siin tulekski linna poole pöörduda ja küsida, et milles asi? Miks laps peab tööle minema, et ringis käia? Ma tõesti soovin kogu südamest, et lastel oleks lapsepõlv. Seda on ju nii tore pärast meenutada. Õige, et tähendab, lapsepõlv peab olema, muidu pärast pole oma lastelastele milleskist rääkida. Jah, õige, et lapsepõlv on ju, no see on ju nii tore aeg oli, mina küll mäletan, et oli tore. Ja ma räägiksin veel selle loo, et pärast 5. klassi ma läksin esimest korda suvel tööle. Ma olin väike, me tohtisime tööl käia, me käisime nädala. Meil oli tore klassijuhataja ja ma sain selle nädala aja eest 25 rubla. Ja ülejäänud suve ma puhkasin ja läksin septembris kooli ja rääkisin kõigile, kui tore suve mul oli, kuidas ma käisin Saaremaal, kuidas ma käisin vanaema juures, kuidas me reisisime mööda Eestit, aga mitte ei rääkinud, kuidas ma hommikul kell 8 läksin tööle, õhtul kell 8 tulin ja nüüd tulin kooli, kui nüüd saaks ainult ennast välja magada. Või siis seda, et täna käisin seal klubis, siis panime seal siiderit, seal panime tabletti, siis ma edasi, ma ei mäleta, mingi kell 4 jõudsin koju, siis ma läksin magama, kell 12 jõudsin kooli, siis oli toidu vahetund, selleks ajaks peab jõudma kooli, nii et sellist mälestust saada, kui lastel ei taha. Ei, sellist ma kindlasti ei taha, sest mul endal ei ole selliseid mälestusi. Minu selja taga jääb trenn kestma, kell on 8 õhtul. Ja nad ei ole trennis mitte sellepärast, et nad ei viitsi mitte midagi muud teha, vaid nad tahavad areneda, saada headeks, saada kaitsjaks, enda, pere, oma sõprade, oma riigi kaitsjaks. Ja nad ei mitte lähe sellepärast tööle õhtuti, et nad on tööpõlgurid, vaid sellepärast, et niimoodi ainult, kui ollakse tugev, suudetakse säilitada ennast ja rahu. Pikk vahetund tänaseks läbi. Kohtume nädala pärast.